Tere! Täna on esimene tund veebivahendusele nendele, kes on rohkem kui 7 ja kuni seal 14 aastat välja. Nüüd kõigepealt esimene asi on väikse keskendumise, makussa ja rei. Nii, nüüd selleks, et tund algaks, on meil vajanud paari vahendit. Esimene asi on kas kimonovöö või siis meil on hüppenöör. Järgmisena tegelikult on meil vaja raamatuid. Need, millised raamatud on, need on tähtis on see, et raskus oleks olemas. Ja lõpuks kimono. Jätke meelde see, et hea on tegelikult, kui on vöö käe pärast olemas. Eks ole? Alustame tunniga. Tõuseme püsti. Harjutus on väga lihtne. Teeme hüppeid hüppenööriga. Need hüppenööriga on vaja 500 korda hüpata järjest. Kui vahepeal kellelgi on vaja puhata, siis puhkame ainult 10 sekundit ja lähme edasi. Nii, ketta. Läks lahti. Nii. Terve trenni me ei hakka hüppama. Nüüd selle jaoks, et reaalselt on see, et te teate, mida teha on. Siis oluline on koos jalgadega hüpata. Mitte mingil juhul ei hüppa nii, et ühe jalaga teise jalaga. Nüüd näitame ühe jala peale hüppal. Ühe jalaga hüppata on vaja nüüd 100 korda. Nii. Sama lugu, väsin ära, puhkan, maksimum 10 sekundit ja läheb edasi. Siis teise jalaga. Nii, aitäh. Nüüd läheme järgmise ülesande juurde. Paneme ilusasti hüpikud ära. Nii, nüüd oleme sooja teinud. Ja paneme vöö sirgelt maha. Niimoodi, et reaalselt on see, et ühest tuha otsast oleks teise tuha otsa. Voot, nii. Nii. Väga hea. Nii, esimene ülesanne on väga lihtne. Me käime ühest otsast teise otsa. Astudes jalg jala ette ilusasti korralikult. Voot. Nii, et tasakaal ei kaoks ära. Väga hea. Pööran ringi ja lähen tagasi. Nii. Nüüd sama asi varvaste peal. Varvaste peal. Ainult varbad. Kannad maha minna ei tohi. Voot nii. Ja tagasi. Igat harjutust tegelikult peaks tegema vähemalt 3 korda. Ja mingit kasugi on. Nii, järgmine. Lähme kandade peale. Nii. Ja tagasi. Nii, lähen ilusasti kõhu maha, aga niimoodi, et pea on sinnapoole, jalad on teisele poole. Ja nüüd vaadake, mida ketter teeb varvaste peale ilusasti. Nii, astun ühele poole kätega, köit, seda vööd, ja siis astun nagu üle. Voot nii. Lähen toenglamangusse ja nii, astud üle, ja tagasi. Nii, teise käega. Nii, mõlemad korraga. Hüppad, hopsti, ja tagasi. Nii, veel korra, ühe käega. Teise käega ja mõlemad korraga. Hopsti, ja tagasi. Voot, nii, hakkab tulema jälle ühega üle. Teisega ja mõlemad korraga. Okay. Väsitav raske, et ei ole kerge, et sellest ei saa midagi. Aga põhimõtteliselt seda peaksite tegema, kuna ta on üks käsi, teine käsi, 2 korraga, siis peaksin tegema 10 korda seda ringi. Et oleks midagi siia juurde. Nüüd on ülesanne hüpata sisse, välja ja ringi pöörata. Nii, ketter. Üks. Hop, 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 hop. Ja niimoodi tuleb teha meil, et kui ma olen saanud kokku 100 hüpet. Nii, nüüd lähen järgmise ülesande juurde.
järgmiseks ülesandeks kasutan kimonood. Nii, nüüd selleks, et asi oleks lihtsam, siis mina olen teinud juba praegusel hetkel sõlme ilusti korralikult sinna sisse. Nüüd panen sinna paar raamatut, et asi oleks raskem. Nii, vaadake, et raamatud ei kukuks välja, sest igat raamatut tahetakse lugeda. Isegi kui ta mõnikord kehv raamat on, siis oluline on see, et ühele meeldib juurde. Nüüd on ülesanne hüpata sisse, välja ja ringi pöörata. Nii, Keter. Üks. Hop, 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 hop. Ja niimoodi tuleb teha meil, et kui ma olen saanud kokku 100 hüpet. Nii, nüüd lähen järgmise ülesande juurde. Järgmiseks ülesandeks kasutan kimonood. Nii, nüüd selleks, et asi oleks lihtsam, siis mina olen teinud juba praegusel hetkel sõlme ilusti korralikult sinna sisse. Nüüd panen sinna paar raamatut, et asi oleks raskem. Nii, vaadake, et raamatud ei kukuks välja, sest igat raamatut tahetakse lugeda. Järgutuse juurde. Nüüd on jälgida, et see, et randmed oleks ilusti sirgeks tõmmatud. Raskus on ilusti pandud ilusti kimono sisse. Ja nüüd tõmban ilusasti üles. Vot nii, super. Veel. Wow. See on utsikomi. Nii, näitame külje pealt ka, sest meil tuli väga hästi välja. Wow. Tähtis on see, et ma ei tõmbaks liiga palju üles. Väga hea. Väga hea. Veel paar korda. Nii, hops. Kokku pean saama 15 korda ja kui ma teen seda 5 seeriat, oleks super. Nüüd lähme järgmise ülesande juurde. Nüüd, ülesanne väga lihtne. Võtan ühe käega ühe poolt kimonost, teise poolt kimono reverse kinni ja tõmban ilusasti endale õla peale ühele poole, hopsti, ja teisele poole. Vaat nii, ja uuesti, hopsti, ja teisele poole. Kui ma praegu tõmban, siis iseenesest tegelikult inertsiga tõmbavad käed ilusti õla peale enda käed. Aga proovime veidikene tagasi hoida, et ma need käed mitte ei lükka õllakade juurde, vaid jätan siia poole. Vot nii. Uuesti ühele poole. Vot. Ei lähe inertsiga kaasa, vaid tõmban ilusti. Vot nii. Nüüd oli parem. Ja teisele poole. Hop. Näitame külje pealt ka. Nii. Hop. Ja teisele poole. Väga hea. Väga hea. Nii. Super. Laseme ilusasti. Paneme alla. Ja paneme ilusasti ära. Nii. Tänaseks trenniks on kõik. Aitäh teile. Keter istub ilusti korralikult. Nii. Makussa. Sayonara. Rei.